Ma olen ühe inimesega kogu aeg vaielnud, kunagi nooruses kogu aeg naeris, sest ta ütles kogu aeg, ei tea jah, mis vanajumal sellest arvab. Ja siis ma ütlesin kogu aeg, tead, ta ei ole mingi vanamees. Ta on nagu üli chill, siuke noor kutt, ma tean teda, me käime koos linke katsumas, ta on nagu päris mees. Hannes, meil läheb teine intervjuu osa juba. Esimese tegime sellest, et rääkisime sinust uuest tükist. Issa, mis selle nimi oligi? Mulle huumor meeldib. Vaat see on nii õudne pealkiri, et mul ei jää isegi see meelde. Enam ei saa vahetada, aga plakatid on tehtud, on ju? Kusjuures kõige kohutavam on see, et alguses oli sellel tükil väga hea pealkiri, aga siis minu ettepanekul pandigi selle pealkirjaks Mulle huumor meeldib. Ei, mitte minu. Ma ütlesin, et võiks mõelda mingit pealkirja veel ja siis me arutasime, aga siis kuidagi kuskilt see tuli, see Mulle huumor meeldib ja see on lause etendusest, ütleme nii. Ma saan aru, aga mis see on kindlasti viimane lause sellest etendusest, aga mis see esimene variant oli? Puu all. Vat, ma ütlesin. Nii. Puu otsa poos ennast üks mees üles. Selle etenduses on selline koht. Puu all, puu otsas oleks võinud olla. No võib olla. Puu otsas, kui pauk tule selle teadmisega. Tule vaatama, tule selle teadmisega, et on see pauk. Okei, aga vaadake meie esimest videot, seal me räägime pikemalt sellest toredast etendusest, mille pealkiri mul meelde ei jää. Mulle huumor meeldib. Okei, jäi meelde. Hannes, mis juhtunud? Ma ei ole sind tükk aega näinud ja sul on juuksed pikad nagu metsakollil. Miks sa juuksed pikad kasvatasid? Kas sellepärast, et sul on naise roll seal etenduses? Jah, sellepärast. Ja kuna ma olen ettenägelik ja läbinägelik inimene, siis ma 2023. aasta lõpus. Tead küll seda hetke, sa oled ise seda kogenud, kui sa seisad sõprade ringis, kõigil on see siukene, kõik vaatavad mobiili pealt, millal õige aeg on ja siis keegi kuskil sätib ilutulestikku, siis keegi valab juba šampanjat välja, oodatakse uue aasta saabumise hetke. Nii. Ja ma olen mõttes olnud paaril korral sellises kohas, kus ma nagu hästi kiiresti minuti jooksul püüan nagu mõelda sellele, et praegu on ju see koht, kus antakse neid uusaasta lubadusi ju ise endale. No mitte see, et ma pärast pläkutan, et ma hakkan nüüd sporti tegema. Ja nüüd on ju see koht, et siis sa pead minutiga välja mõtlema mingi asja. Ja siis oli see, et kuna ma aasta lõpus ei jõudnud juuksurisse minna, aga mind õudselt häiris, ma olen kogu aeg olnud siukene ju korrektse kupliga, eks ju. Just. Ja mind õudselt häiris, et mul oli see minu enda klassika oli välja kasvanud. Siis ma seisin seal uue aasta tuleku vana-aasta õhtu viimases minutis ja ma ütlesin ise endale, okei, uus aasta lubadus on see, et mina ennast see aasta, mis tuleb, pügada ei lase. Ja ma kandsin selle üle nii juustele kui kõigele muule oma elus, nii et selles mõttes 2024 läks nii mööda, et ma ennast pügada ei lasknud. Aga nüüd on 25. Ja nüüd ma mõtlesin, et äkki seda kõik oli millekski vaja ja siis tuli see teatritükk. Ja kuna on üks niisugune, see ei ole minu väljamõeldud, aga seda ütles Anne ja mulle see panin jälle kõrva taha. Ja see oli see, et kui teatris on või komöödiatükk on ja laval on üks parukaga ja teine ilma, siis on nagu mage, et siis peaks olema kas mõlemad parukaga või mõlemad ilma. Ja mulle selles mõttes oli nagu rusikas silmaauku see 2 aasta tagune lubadus ise endale, et ma ennast pügada ei lase. Ja siis mõtlesin, aga mul on ju kõik on ju olemas, et mul on vaja ainult natukene säädida ja siis on kõik olemas. Kas sa ise ka aru oled saanud või peeglisse vaadates mõistnud, et sa näed kuradi hea välja, et sul on juuksed pikemad? Või Anne on järsku öelnud sulle seda? Ei, seda mulle väga paljud inimesed öelnud. Mulle tulevad isegi võõrad inimesed vastu, kes ütlevad, et ma ei ole teid nii ammu näinud, aga teil on nii kihtid, et teile sobivad. Sest ega keegi pole mu lokke näinud, ma olen olnud kogu aeg siuke nudi, eks ju. Aga jah, et mul on tegelikult ikka, kui ma kavatsen nad ikka väga pikaks kasvatada, siis ma ikka jään sellisesse
ikka sellisesse Lõuna-Ameerika lokki. Sa oled tõesti täiesti eksootiline mees need välja, sa oled ka kuskil ennast pruunistamas käinud või? Ma käisin solaariumis mingi kord, mingi mõni aeg tagasi. Ma siin Türgis käisin. Ei, ma ei käinud Türgis. Nagu Anne käis. Ei, ma lihtsalt ei talu seda kuredi tossutamist ja seda, et päike on kogu aeg mingisuguse teki all ja lihtsalt ma ei salli pimedat ja külma ja jäledat aega ja vahepeal ma lihtsalt tänu sellele võimalusele, et see on kuskilgi, et ma saan mingisuguse, seda lõhna tunda, mis on see UV hais. Et ma lihtsalt vajan seda, ma panen silmad kinni ja ma kuulan nagu musa ja mõtlen, ma olen kuskil rannas ja siis öeldakse, et nüüd on minut läbi ja võid ära minna. Et ma saan midagigi sellepärast, et ma ei kannata siin selle vatiteki all elamist, et see on jube minu jaoks. Okei, aga sinust ei saa üldse aru, et sa oled solaariumis käinud sellepärast nagu Trump näiteks. Tal on vaata valged ringid ümber silmade. Ta käib ka solaariumis kus juures. Kas sa ilma... ma seal nüüd nii palju ei käi, ma olen seal ühe korra käinud. Ühe korra elus. Et kas sa ei pane neid kaitsmeid peale, sa lased ilma... ma teen ainult selfie ära nendega ja siis... Aha, selge. Head aega. Nii, mida ma tahtsin rääkida on see, mis mind hämmastas. Okei, tore on see, et sa etendust teed, on ju. Ma ei tea, kui tihti sa teed neid etendusi, kas sa teed igal aastal, võtad mingisuguse sellise... asja ette või on see pool juhuslik? Ei, see etendus on nüüd pärast mõningast vaheaega, et ma olen viimased aastad ikkagi ainult selle oma kunsti asjaga tegelenud ja ma olen maalinud, ma olen teinud näituseid ja ma olen sellega väga rahul, et ma olen hästi, kuidas ma ütlen, jube heas kohas, et ma ei tee seda tööks, mul ei ole mingisugust kultuurkapitali ega muude asjade toetusi ega kunstniku palka, et ma pean kuskil õukonna galeriides esinema ja nui neljaks mingisuguseid asju sinna riputama, vaid ma teen täpselt seda, mida ma tahan ja ma pean seda 5 aastat kestnud tsüklit, kui ma iga päev maalin lihtsalt, ma pean seda nagu õppimiseks. Ma lihtsalt õpin järjest paremini, sest ma iga kord ma tahan iga päeva alustada sellega, et ma varahommikuti maalin ja siis ma õhtul ütlen endale, et see tuli veel parem kui eilne. Ja see tuli veel parem kui eilne. Et ma lihtsalt üritan kogu aeg iseennast ületada. See on natuke nagu need Tiibeti mungad, kes need mandalaid teevad. Et ma tahan lihtsalt iseendast parem olla. Ja see annab mulle jõle mõnusa energia terveks päevaks ja nüüd juba aastateks. Just. Täna oli Meikari juures, ütlesin, ma tulen tegema sinuga intervjuud, siis ta ütles, et olite käinud ühes kunsti töötoas või ma ei tea, mis need on, kursused või mis iganes, ta nimetas ka selle, mul ei tule praegu jällegi meelde. Ja siis ta ütles, kuraadi andekas on see Võrno ikka, et see oli ikka täitsa lõpp. Selline hästi positiivne nagu, ma ei saagi aru, miks sa läksid õppima sinna, mingi kursus oli. See oli vast, võib-olla ma arvan, see võis olla äkki Aapo Puki juures portreekursus. Ja see oli autoportreekursus Aapo Puki juures. Ma pean lihtsalt Aapot Eesti ja võib-olla isegi, et minu jaoks maailma kõige paremaks õpetajaks. Et ta on sündinud kunstipedagoog, tal on selleks esiteks väga head eeldused, teiseks tohutult suur pagas ja kogemused ja ta on nii pööraselt andekas, et sa lihtsalt nagu, mina saan seal nagu etendusliku elamuse ka, sest et ta on nüüd tüpaažina väga äge vend, aga samas on ta lihtsalt nii pööraselt ja neetult andekas, et õnneks ka jällegi õukonna poolt leiertamata, mis tähendab seda, et ta teeb neid asju kuskil stuudios, võtab eratunde, annab õpilastele, teeb õpilastele, koolidele ja see on see, mis ta teeb, on väga tore. Ja ma käin Aapo juures selles mõttes ennast täiendamas, et mul tekib vahest mingi küsimus, et ma ei saa mõnest asjast aru. Et Aapo on seda ise öelnud, et sa oled minust parem joonistaja, aga sa pead natuke värvidega tegelema ja mul on jälle täpselt sama asi, et ma ise tunnen, et ma tahan seda asja, mida Aapo teeb üli hästi, et ma tahan seda lihtsalt küsida nii-öelda nippe ja ta õnneks on seda tüüpi õppejõud või õpetaja, kes naudib seda, kui tema õpilased on andekad. Ja ta teeb seda niimoodi, ta teeb alati ise kaasa ja siis ta juhendab ja teeb. Ühesõnaga ma kiidan siin Aapot, et ta on väga vapustavalt teha. Okay. Et see võib-olla seal oli ja seal, kui seal Aapo juures kursusel ka välja ei tule ja seal sa ei suuda andekas paista, siis ei ole mõtet seda teha. Nii tore, teised kursuse kaaslased nagu seda on küll hea kuulda, väga meeldiv, ja. Aga mis see siis nüüd tähendab? Miks ma lähen löön kuskilt Facebooki või mingisuguse, ma ei käi eriti kommentaariumites, aga tänapäeval sotsiaalmeedias inimesed on üsna vaba käega, on ju, viskavad oma kommentaare ja sa oled üles ja sa oled käinud siin mingites, sa ei käi väga palju, ma vaatan saadetes ja sa väga ei eksponeeri ennast ja siis, kui sa käid, ja siis, kui sa räägid ausalt kõik ära ja ütledki,
et mul ei olegi tööd praegu ja ma olen vaene kunstnik ja nii edasi, siis sellised kommentaarid nagu, aga mis loll, mine tööle, mehe mürakas on ju, mis sa kerjad ja halad siin ja nii edasi ja nii edasi. Kas kunstnik olemine, kas see ei olegi töö siis või? Näitlejaks olemine ometigi on töö. No isegi inimeseks olemine on töö ja kui sa sellega hakkama saad, siis eladki ära ja kui kui hakkama ei saa, siis ei elagi ära, eks ju. Nii. Aga mis sa küsida tahtsid? Aga kas sa elad ära või ei ela siis ära? No siiamaani näed elan. Puhas särk on seljas, pintsak on ka ja järelikult elan. Nii, aga kas see sulle nagu kuidagi au pihta või kas see sind ei kriibi või haiget ei tee, kui inimesed nagu ütlevad, et justkui sa ei teekski mitte midagi, nagu sa elaks rantie elu, mul jääb selline tunne nagu. Või pigem ma küsiks isegi nii, kuna ma ei tea kõiki nüansse ja kõiki asju ja miks sa oled üldse tühistatud ja miks kõik nii juhtus, siis ma küsiks pigem nii, kuhu sa kadusid järsku, mis suga juhtus? Ma sain aru, ma räägin nüüd inimese häälega, kes võib-olla on seal kuskil, no ma ei tea palju midagi on ju, võib-olla ei ole kõigi ilmaeluga kursis. Ma saan aru, et sa kirjutasid mingi raamatu, mis oli liiga aus, siis sa võib-olla kirjutasid Facebookis midagi, olid liiga aus ja siis ma ei tea, kellele see ei meeldinud ja plaks olid järsku tühistatud. Aga mis päriselt juhtus? Ma ei saadki aru nagu. Ega ma ausutades ise ka ei saanud, aga ühel hetkel ma tundsin selle ära, et on olemas seltskond inimestest, kellega suheldes ei ole mulle vaja tõlki. Mõistad? Et ma räägin eesti keeles mingi seltskonnas inimestega juttu ja need inimesed ei vaja tõlki, nad saavad sellest aru. Ja siis sellel samal hetkel sa avastad, et on inimesed, kes on küll eestikeelsed, loevad eestikeelset teksti just ja kuulevad eestikeelset juttu, aga nad elavad mingisuguses täiesti teises maailmas. Nad ei saa sellest aru, miks sina ei saa aru asjadest nii, nagu sina oled, nagu nemad aru saavad. Ja kui sa oled elanud juba 50 aastat siin maailmas ja ühte ära lagunenud liitu juba näinud ja näinud, mismoodi inimesed käituvad, kui mingi asi hakkab käest ära libisema. Ja sa näed seda, kuidas hoitakse lihtsalt 10 küünega veel mingid munepeos, et saaks hoida kuidagi seda staatust või kõike seda, mis mul on. Siis ma näen, et see on niisugune, et sõbrakesed, et te nagu ripute täiesti vale nisa otsas, et see lehm on juba aher, sealt ei tule enam midagi. Ja see, kui te praegu kavatsete need, kes selles mängus kaasa ei taha teha, ära tühistada, siis ei ole see minu probleem. Et mul ei ole selle Siidorovi kitsega rohkem mitte midagi teha. Et need, kes täna seal veel kuskil nõunikkutoolides istuvad ja seda Eesti riiki veel üritavad lüpsta, nagu vanasti 30 aastat tagasi Nõukogude Liitu, las nad siis teevad seda. Aga mul ei ole midagi selle riigi ja selle rahva vastu, et ma ei taha kellelegi halba, ma tahan rahulikult oma elu elada. Ma saan aru, aga sa oled nagu, mis sa siis võtad üldse sõna, miks sa räägid ausalt, ole vait ja susserda seal oma nurgas. Tõsiselt. Aga see ongi see, et aga vaata, mul on see, et kuidagi need nurgad on sellised nähtavad nurgad, eks ju. Jah. Aga sa mõtled, et ma ei peaks üldse kuskil sõna võtma. Jah, ole vait. See on ka hea mõte. Mul sõbrad ja sugulased arvavad samamoodi. Naine ütleb ka, et ole vait, ära tee mitte midagi. Aga siis sa ütled, et miks sa kuskil pidudel ei käi ja miks sa üldse ennast näole ei anna. Mis ma siis teen? Ma peole ei taha minna, üritusele ei taha minna. Ja siis ma ütlen, et ma avaldan kuskil oma arvamust. Aga miks sa seda teed? Sa tead, et see on nagu õli tulle viskamine. Sa saad sellest väga hästi aru, sa ei ole loll. Ei, aga ma ei tee seda ju kellegile. Kirjuta oma ette, võtta valge paber ja kirjuta vaikselt oma ette. Ma kirjutan, aga ma olen nii vana, ma ei tea, mis nuppe tohib vajutada, siis ma alati vajutan mingit nuppu ja siis see näitabki teistele ka, eks ju. Okei, ühesõnaga. Sa saad aru, korraks tuli nagu sutsakas läbi ka, et lähikondlased ütlevad, et ole vait, ole seal nurgas, ära võta sõna, on ju. See teeb tegelikult see, et sa oled nii aus ja siiras ja ma väga mõistan ja ma arvan, et väga paljud inimesed austavad sind selle eest tegelikult ka ja mina tunnen ennast sinu kõrval argpüksina. Sest ma mõtlen samamoodi ja paljud mõtlevad samamoodi, aga me ei julge seda kõva häälega välja öelda sellepärast, et pahandused tulevad, kaalukausil on mu töö, isegi mu sõbrad, mõned lähikondlased on ju. Kõik taandub sellele lõpuks. Jube kurb.
jube hirmus on. Ega mul sitt elada ei ole ausalt öelda selle pärast. Ega ma nagu ei piinle selle pärast. Ja seltskonna või kui ma olen omas ringis või lähen oma sõbranna Anne juurde näiteks, seal lobiseme on ju, seal ma julgen kõigest rääkida. Aga vaata avalikult kogu rahva, ilma rahva ees, ma ei julge seda öelda, mida ma sõbrannadega sasistan. Nojah, aga see on niisugune, kuidas ma ütlen, just on see selline Miks sa teed seda? Miks sa pasundad? Oota, aga kus ma pasundasin? Too mingi näide. Sa kirjutasid selle raamatu, mida ma lugenud ei ole ja ma ei saa selle kohta mitte midagi. No siis me ei saa sellest midagi rääkida. Me ei saa rääkida, nii, aga jubedalt palju olen kuulnud sellest ja kõik räägivad sellest. Sest nad sellest. ei ole seda lugenud. Just. Ja kõik nad on lugenud kuskilt ajalehe sabast mingisuguse araka arvamust. Just. Ja nad on kujundanud, sest kui ajalehes öeldakse või kui raadios räägitakse, siis nii on, eks ole. Inimesed usuvad seda sinist templit, mis nagu neile iga päev mingit informatsiooni annab. Nad istuvad seal, kaabivad oma näpud verele, eks ju, et vaadata, mis keegi kuskil parasjagu ütles või tegi või oli. Missioon oli selle nimi. Just. Jah, aga sellega ei ole, need, kes seda lugenud ei ole, need ei ole... Nii, okei. Siis sellest tulenevalt hakati rääkima, see raamat oli siis nõude, et noh, ma ei tea, mis seal nõudset oli. Ma rääkisin selles raamatus põhimõtteliselt, ma ütlesin selle raamatu, ma võin kokku võtta. Palun, tee selle raamatu point oli hästi lihtne. Selle raamatu point oli selles, et igasugustest sõjaromantilistest lugudest on raamatuid kirjutatud tuhandeid ja ma oleks võinud oma kirjutamisoskuse juures kirjutada täpselt samasuguse bestselleri valmis ilma igasuguse südametunnistuse vaevata. Lihtsalt oleks valetanud mingisuguse pudru kokku, oleks käinud siin kummis ringi kirjanduspreemia laureat, oleks on mingi kaitseväe juhataja auhinna veel sellest. Aga vastupidi, ma kirjutasin, see on ilge raha raiskamine, see on inimeste alahindamine, see on räige kuradi jamased sõjapidamine. Kõik need igasugused missioonid ja kõik see muu. Ma kirjutasin ausalt. See on riigi reetmine, mida sa tegid. Ei ole. Mina täitsin ohvitserina täiesti viisakalt oma kohuse ja ma avaldasin oma missioonil peetud päevikud ilma igasuguste paranduste, muutuste ja täiendusteta. Selle mõte oli selles, et need inimesed, kelle lähedased on seal sõjas või kuskil kriisikolletes käinud, need on täna Eestis üle 3000 inimese, mis tähendab seda, et nende suguvõsad moodustavad mingi 10, 15, 20 000 inimest ja neil on omakorda sõbrad ja tuttavad. Ja see raamat on sellepärast, et loe see läbi ja sa saad aru, et umbes 3000 inimest. Nad ei mõtle niimoodi, nagu Võrno mõtles. Aga igal ühel on mingid mõtted, mida nad ei räägi, nagu sa ütlesid, sest nad ei julge neid välja käia. Aga siis me imestame, kurat jälle mingi missioonisõdur lasi ennast maha. Keegi jälle poos ennast üles, keegi jälle läks kellelegi kättpidi kallale. Võtke siis see Võrno raamat läbi ja lugege, mida inimene mõtleb, kui on 7 kuud kuuli tal. Lugege läbi, mis tunne on seal olla. Ja siis tekivadki need küsimused, mida sa arvad oma perest, sõpradest, lähedastest, kõikidest nendest ülemustest, kõikidest nendest kriisiolukordest ja kõigest muust. Kas sa võtsid kõik ette, kas sa võtsid oma pere ka ette? Ei, ma kirjutasin selles mõttes ju iga päev mingisuguseid sissekandeid. Täna oli selline päev, täna oli sittu ju, ma ei saanud kellegiga ühendust. Ühesõnaga, ma kirjutasin nii nagu plikad peavad oma salmikud ja päevikud. Ma lihtsalt võtsin kokku ja otsustasin, aga ma ei hakka midagi võltsima. Ma avaldangi täpselt need päeviku märkmed, täpselt nii nagu on nimed, kuupäevad, kõik asjad. Loomulikult ma pidin mingid lahingu asjad või mingid need asju ma ei tohtinud sinna toppida, eks ju. Aga see kõik muu oli selles mõttes, need on päeviku märkmed, see ei ole mingisugune sõjareportaaž. Ja see päeviku märkmete mõte minu jaoks oli hästi lihtne, see oli see, et kui sa kardad, et su mees on psycho, sest ta on 3 korda missioonil käinud, loe see raamat läbi, siis saad aru, kuidas sõjas mehed mõtlevad tegelikult. Nad tulevad tagasi ja räägivad, kes on tätoveeritud, kes on kuradi tõstetakse musklitesse ennast, mis iganes. Kõik on kõvad mehed. Aga keegi ei tea, mis selle inimese hinges tegelikult on. Mida ta tegelikult kardab, mis on tema jaoks vastikused asjad, mis on tema jaoks meeldivad asjad. See on õpperaamat. Ja sina võtsid selle kõik laadsid laiali? Jaa, sest ma tegin selle lihtsalt nagu ma tegin selle platsi puhtaks. Minu jaoks oli sellega see pidu läbi. Noh, mina pesin oma käed puhtaks. Aga sa said ise natuke, tuli kergendustunne ka endale? Jaa, muidugi. Ma sain selle asja kaelast ära. Minul lõppes sellega see pull ära. Ma ei läinud kellegile rohkem kurtma kaebama ega psühhiaatri juurde. Ma kirjutasin selle kõik lahti. Nüüd on nii. Nii, ja siis käis ilge plärakas pauk. Ja, sest inimesed solvusid, tohutu hulk inimesi solvus, tundis ennast haavununa, sest nende mingisugune pabermajake või kaardimajake varises selle peale kokkuna. Seal on mingid strateegilised kommunikatsioonipunktid, mida ei oleks tohtinud võib-olla kuskil rääkida, sest see kõik on ikka ju sangari lugu, see, kuidas me täidame oma liitlaskohust. Aga ma kirjutasin ausalt, mis see siis tegelikult on. Kas sind ülakuulamisele ei kutsutud?
no aga mida sa kutsud, kui seal on kõik on juba kirjas? Kas raamatut poest ära? Kas see läks poodi ka see raamat või? Muidugi, see müüdi kõik ära rahulikult. No ei keelatud selle müük või kas neid juurde ei saa trükkida? Mina tahaks ka lugeda. Peeter tahab lugeda, Ants tahab lugeda, Mari tahab lugeda. Ja. Aga kui nad kõik on selle raamatu põhjal minust arvamuse kujundanud, miks nad siis enam loevad? No nüüd loeks ära küll. Lõpuks. Ja. Kas sa saad aru, et lähikondlased ikkagi kohutavalt kannatavad sinu lisaks? Kas sa said aru, millise pommi sa panid plahvatama ja sinu nüüd ütleme, kõige lähedasemad inimesed on ikkagi sellepärast kannatanud. Mis nendest saab? Sest sina oled tühistatud ja sellega võib-olla nemad ka natukene just. Ei, see on tegelikult ju, see on 14 aasta tagune lugu, eks ju. Et ma arvan, et täna, kui kellegil nagu tilpneb veel mingisugune siuke tualettpaber kontsa külles, eks ju, nagu justkui, et kuule, võta see ära. Saad aru, Anu, see tegelikult erutab. Ei, see on see, sest ma ei anna lihtsalt mingite uute asjadega põhjust millestki muust rääkida. Neil ei ole enam midagi muud nendel inimestel arutada, kui see, kuhu Võrno kadus, mis ta TikTokis tegi, kuidas tema lähedased ellu jäid ja miks ta selle raamatu kirjutas ja kõik need muud. See on kurat, see on 15 aastat vana teema. Kas midagi muud ei ole või? No aga siis küsingi, miks sa ära kadusid, miks sa tagasi ei tule? Tee nüüd, hakka normaalseks inimeseks lõpuks. Hakka valetama. Jah, ole normaalne. Me kõik armastasime sind, kui sa tegid neid toredaid huumorisaateid, siis kui sa vedasid Miljonimängu, hästi toredad mingisugused õhtusaated olid, sellised poolmeelelahutuslikud ja meelelahutuslikud. Ja kõik need asjad olid nii sümpaatsed, tark inimene. Sinu saateid on, ma igatsen neid saateid, sest meil ei ole mõnusaid inimesi, kelle intervjuusid kuulata, kelle selliseid üllitisi vaadata, et need olid lahedad asjad, mis sa tegid. Me tahame veel seda, aga ma ei saa nagu aru, kus sellest on 15 aastat möödas. Inimesed on kindlasti juba sulle andestanud. Sa võiksid, ma ei tea, kas keegi ei julge suga ühendust võtta produtsendile? Ma arvan jah, et see on see põhjus, et inimesed kardavad. Nad kardavad, aga ütle nüüd praegu ausalt kaameras, ei ole vaja karta, sa oled täiesti, sa oled normaalne inimene, sa oled oma vigadest õppinud ja ma ei tea, vaata, see on selline asi, et kui sa oled Saksamaa liidukantsler olnud, siis ainukene järgmine töökoht saabki sul olla Gazpromis, eks ju, nagu Schröderil näiteks. Ja kui sa oled teinud, ma ei tea, Miljonäri saadet ja Kreisi raadiot, siis ma ei lähe ilmapoisiks ega saad aru, ma ei taha nagu tagasi minna. Ma ei tee seda, et ma olen vabariigi president olnud ja siis lähen olümpiakomitee presidendiks. Ma teeks vastupidises järjekorras. Vau. Saad aru? Saan. Ilmameheks sa võiks minna küll, see oleks hitt. Aga siis on see, et ma pean rääkima ausalt, mis ilm on. Ja siis ma räägingi ja siis inimesed saavad aru, et neid mürgitatakse iga päev. See ei ole kondents. Okei. Kui valus on siis tipust kukkumine ikkagi? Mina ei ole kuskilt kukkunud ega mingist tipust alla langenud. Selles mõttes võin ma seda öelda, et ma ei ole isegi kuhugi tippu roninud, sellepärast, et need, kes on tipu lähedale jõudnud, need on näinud, et seal on see ots läheb väga kitsaks. Ja lõpuks on see, et sa näed, et seal tipus käib väga armutu ja väga, väga verine andmine. Ja see tähendab seda, et kui sa sinna tippu jõuad, siis see tähendab seda, et sa oled läinud sinna igal juhul üle laipade, üle suhete, üle sõpruse, üle kõikide muud asjade. Ja ühel hetkel sa kukud sealt ju niikuinii alla, sest tipust enam ülespoole kuhugi minna ei ole. Sa ühel hetkel kukud niikuinii. Järelikult on nüüd küsimus sellest, kas ma pean sinna tippu ronima või mitte. Aga kui sa saad aru, et ma olen seda nõlva mööda nagu oma tempos mind rahuldavate tulemusteni nagu läinud, siis ma võin öelda, et seal üleval, seal käib see värk selge, aga ma ei kipu sinna. Ma tulen sealt rahulikult alla, eks ju. Et ma ei ole kuhugi kukkunud tõsiselt. Et minul on kõik väga hästi. Ma olen aru saanud sellest, et minu lähedaste, minu lapse jaoks ja minu enda jaoks on aeg kordades väärtuslikum kui raha. Tõesti tõsiselt. Aga kunagi sa mõtlesid ju hoopis vastupidi. Raha. Ja ma arvan, et sa ei küsinud vähe, kui sa tegid neid saateid. Ei, ma ei küsinud üldse vähe, ma sain väga hästi. Ma arvan, ma olin Eestis... Väga rikas. Eestis, ma arvan, ikkagi sellest räägiti
kuluaarides nii siin ja sealgi, eks ju, kui palju Võrno ikka saab ja kui üks mingi muu. Aga ma müüsin ennast sellel ajal nagu jalgpallur lihtsalt. Ma ütlesin, ma mängin teie mansas, kui on siuke palk, aastane leping, teeme need asju niimoodi. Ma ei varja seda, mul olid sellised lepingud. Ja ma tundsin sellest rõõmu ja siis ühel hetkel ma tundsin, ma rohkem ei viitsi seda. No see on nagu jalgpallur, kes läheb pensionile, see ei ole tipust kukkumine. Smart Poom on tipust kukkunud kuhugi. Kas Andres Ooper on kuskile tipust kukkunud? Ei, no nendel tuli vanuse barjäär. Aga mis mul tuli? Sa lähed ainult paremaks kogu aeg välimusel. Ja, aga mul tuli mõistus ka pähe. Sa tahad enne öelda, et kui sa neid ägedaid asju tegid, siis sa olid nagu pool tohlakas või? Ei taha, aga praegu ma olen poole parem. Ausalt. Kas sa oled, sul on poisid, sul on 3 poissi, nii vägev minu meelest. Ja sul on 2 poissi on juba täiskasvanud, eks ole. Kas sa nendega täna saad sellistel teemadel rääkida? Ma ei tea, kui vanad nad isegi on. No juba hakkavad lähenema 30-le. Vau, nad on mehed ju. Muidugi, täismehed. Et kas sa saad täna rääkida nendega nendel teemad kõigest ja kas nad on öelnud ka tagasivaatavalt, et see aeg, nagu sa ütled, et siit on juba 15 aastat, on ju, siis nad olid ju 20-ndates, et kas neil oli raske ka mingi hetk sinu pärast? Tänu sulle? No ma arvan, et kui lapsel on raske, siis on see olenemata perekonnast, kas sa oled avaliku elu tegelane või ei ole. Kui perekond läheb lõhki ja abielu laguneb või mis iganes kooselu ja lapsed kuidagi pillatakse laiali, loomulikult, tõesti enesest mõistetavalt. Aga sellest on, ma ütlen, et sellest on aeg mööda läinud, mul on saanud need asjad rahulikult ja kõikide detailideni poistega rahulikult läbi rääkida. Ja ma tean seda, et ma ei ole kasutanud ühtegi negatiivset ega halba sõna kellegi kohta sellest ajast ega sellest seltskonnast. Et mu südametunnistus on puhas, selles ma olen saanud rahulikult kõik need asjad ühele poole ja mõtlen, et inimesed ei pea minu pärast muretsema. Ega selle pärast, mida mu lapsed 15 aastat tagasi mõtlesid. Mõelge nende laste peale, kes praegu on aetud selle kuradi süstla hirmuga endast välja, kes on selle sõjahirmuga endast välja. Tegelege nende asjadega, mitte sellega, mis minu lapsed 15 aastat tagasi tundsid. Selle 15 aasta jooksul on Eestis lõhki läinud kuradi 15 000 perekonda või rohkem. Et jätke nüüd see teema korraks rahule. See on nii põnev teiste mustapesu kastis sobrada, see on nagu ülim. Aga ma ise mõtlen, et nüüd on sul 4-aastane poeg, eks ole? 5 juba. No saab 5 juunis. Jah, okei. Kas sa teed tema puhul midagi teistmoodi ka nüüd? Kõike. Kõik asju teed? Absoluutselt kõik teistmoodi. Sellepärast, et ma olen vahetanud ära enda arusaamades meie rollid selles mängus. Ja see tähendab seda, et kui ma vanemate poiste puhul olin ikkagi niisugune isa ja õpetaja ja juht, siis ma praegu sellelt 5-aastaselt Vincentilt ma õpin ja kuulan ja jälgin. Seepärast, et nüüd ma olen aru saanud, et see on üks inimene minu sõpruskonnas, kes ei ole veel valetama õppinud. Ehk et ta väljendab ennast ausalt, ta väljendab ennast otse ja selles suhtes ma väga naudin seda, et ta ei ole õppinud moogerdama ja manipuleerima ja midagi sellist tegema, vaid ta on siiras, otsekohene ja aus ja ma väga hindan seda ja ma üritan seda tema maailma hoida sellisena, nagu see on, et vastata siis talle täpselt sama käik, et ma olen talle hea õpilane, ma loodan. Kuidas õppida, kuidas olla hea isa? Kuidas sa kujutad ette, et see saab olema võimalik, et see ausus ja siirus jätkub? Ta läheb, lasteaeda ta ilmselt ei lähe. Ei, ta käib lastas. Ma mõtlesin, sul on nii palju aega, et sa võid last hoida. Ei, ta käib ikka vahest, sest praegu on vaja ju proove teha ja kõike seda, et ei, ta käib ikka lasteaia kohas ka, aga ta parema meelega ütleb hommikul, et täna ma vist lasteaeda ei tahaks minna, ma tahaks issiga seigelda. Ja siis me seiklemegi, lihtsalt. Ja sa kohe aksepteerid seda ja ütled, et okei. Ma ei pane teda sund, kui ma ei taha minna, ma tahan sinuga koos olla, siis ma ütlen, et oleme ja ongi kõik. Vau, manipulaator tegelikult. Ma ei tea. Mina arvan küll, et sa oled temal ummuses. Aga oota, kuni ta kooli läheb ja siis alles hakkavad asjad juhtuma ja mitte keegi ei saa jääda selliseks
ausaks, siiraks inimeseks, kui sa lähed sellesse masinavärki, süsteemi sisse. Just, mis sa siis teed? Mõtle, koolis räägitakse üht ja isa räägib kodus hoopis teist ju. Siis tulevadki normaalsed inimesed, seepärast, et niimoodi saavad inimesed ise ju analüüsida ja aru, et mida ma siis nagu õigeks pean või mitte. Et see ei ole nii, et isa räägib ainult õigust või koolis räägitakse ainult õigust, et seal keegi kuskil annab lapsele alati võimaluse leida see kesktee ja ma arvan, et see on kõige õigem, et kodus räägitakse ausat juttu ja need kodud, kus ei räägita ausat juttu, noh siis sealt tulevad viielised ja sealt tulevad tublid broilerid ja neist saavad poliitikud ja hiljem valitsejad ja siis jõuamegi siia, kus me täna oleme. See tuleb olema põnev aeg. Ma arvan, et on, jah. Ja nii erinevad need etapid nagu elust. Sa oled elanud nagu ühe elu ühtemoodi ja nüüd teise elu nagu teistmoodi pisut. Ausalt siis. Jah, ma nagu väga fännan seda. Tõsiselt ma olen väga happy ja õnnel. Mul ei ole mitte midagi karta. Mul ei ole mitte midagi ja mitte kedagi karta. Ma vahepeal mõtlen, et järsku sa olid riigile ikkagi ohtlik element. Jah, kes on riik või mis on riik? Meie. Et nagu ühiskonna ohtlik või? Jah. Ei, mul on ju, ma olen käinud läbi alles hiljaaegu kõik arstlikud komisjonid. Sul relvaluba on või? Ja pikendati ilusasti ära. Sinu sugusel on relvaluba? Jaa. Mul on täiesti tunnistatud täiesti terveks inimeseks, kellel on antud relvaluba, autojuhiload ja kõik muud asjad. Mul on paadijuhiload ja mul on selles mõttes kõik nagu meeste asjad on kõik olemas. Räägimegi meestest. Kuule, räägi ühest, kuigi sa oled nüüd selles uues etenduses, huumor meile meeldib või mis iganes see oli, mängid see naist, aga räägime natuke sellest mehevärgist ka. Kurat, ma ei saa Eesti meestest aru, järsku sina oskad nagu vastata mulle. Midagi on nagu nihkes. Mehed ei ole nagu mehed enam. Sa ei ole tundnud sellist asja? Nad ei oska näiteks, ma ei tea. No autot nad oskavad juhtida, aga ma ei tea nagu, mingid asjad on nagu valesti. Ma võib-olla isegi ei oska seda nagu öelda, aga mehed ei ole mehed. Ja kui ma näen välismaa mehi, siis nagu nad käituvad teistmoodi naistega, kui meie Eesti mehed. Midagi on. Ja siis ma mõtlen hirmuga, aga okei, ma olen naine, järsku me kasvatame poegi kuidagi teistmoodi või valesti või ühiskond kasvatame nagu. Midagi on väga nihkes. Ja naised kurdavad, Eesti naised on ju maailma ühed ilusamad naised ju vaatad ümberringi, nad on väga naiselikud, nad on väga töökad, nad on tublid. Minu mõttes nad ei ole lollid. Eesti naised? Oi ei, jumala pärast. On ju? Eesti naised on kaunid, nutikad, arukad, edasipüüdlikud Euroopa, et mitte öelda maailmas silmapaistvalt parimad. Absoluutselt nõus sellega. Ma arvan, et Eesti meeste traagika või see häda, mida sa just kirjeldasid, see seisnebki selles, mida sa ise praegu kirjeldasid. Et välismaa mehed on siuksed hoopis teistsugused aga võt need Eesti mehed on võt sellised. Nad on nagu lohid. Just. Ja see ongi see, et kui sa nagu ei saa, kui sinu pisemgi lootus mingisugusegi tunnustusele, päädib sellega, et hea küll, jah. Või umbes, et käib kah, aga välismaa mehed. Siis nendel meestel tekibki see tunne, et mis ma siin nagu kargan. Kui sa oled koolis klassis 3-line, siis sa saad ühe korra kogemata kontrolltöö eest 5. Ma arvan, et see ei tõsta su kuidagi klassi, ma ei tea, hoovis poiste silmis ju kuskil mujal. See 5 on nii-öelda kogemata. Eesti mehed niimoodi kasvavadki. Sest nad saavad aru, et naised tunnustavad välismaa mehi sellest, et nad on välismaa mehed. Ei ole, ja Eesti naine ei tunnusta välismaa mees selles mõttes, et mulle meeldivad ka Eesti mehed, sest meil on ühine taust, meil on ühine ajalugu, meil on millest rääkida omavahel, aga ma ei saa nendega nagu hakkama. Ma arvan, et seal taga on see, et seal on see 30-aastane tsükkel, mida nimetatakse nii-öelda siis vabaduseks. Ja see tähendab seda, et see vabaduse mõiste ja vabadusest arusaamine on midagi seesugust, mida naised käsitlevad täiesti elementaarsena, täiesti õigena. See tähendab seda, et nad saavad vabalt teha poliitikat, käia tööl, teha karjääri, kasvatada üksinda lapsi, kõik see muu. Et see on nii-öelda vabadus, mis on naistele antud. Nad ei ole enam niisugused piidermeierlikud, saksa väikekodanlikud kodukannad põll ees, et perele süüa ja kasvatan ja imetan lapsi, eks ju. Et nad on võtnud kätte selle vabaduse, ehk et see vabadusest rääkimine ja vabaduse mõiste on läinud selliseks jube suureks ja hästi oluliseks ja hästi tähtsaks. Aga see tähendab seda, et meeste jaoks tähendab see vabadus
seda, et mul peavad olema järelikult kõik vahendid ja võimalused selle vabaduse tagamiseks oma naisele. Ja see tähendab seda, et kui naine tahab ikkagi nii-öelda nagu kuskile kuuluda, käia ala mingisugune Mannala roosas Proseccot joomas ja käia mingisugustel vastuvõttudel ja muusikaauhindade gaaladel ja teha igal pool selfisid ja siis selleks on vaja pappi ja riideid ja uusi asju ja tutvusi ja meigitunde. Aga naised saavad sellega täna ise hakkama. Nad saavad oma meigid, riided ja oma Proseccod ise ostetud. Ja, aga mitte kõik. Aga meestel on selle taga nii-öelda siis kuidagi vaja seda kõike kuidagi nagu ennast ka siis Kas nad tunnevad ennast natukene alla lastuna? Need mehed, kes väidavad, et nad ei tunne, teevad seda õigesti. Nad ei tohikski tunda. Aga ma arvan, et seal taga on ikkagi see, et see jutu kokkuvõte või see mõte oli selles, et kui siiralt aus olla, siis see vabadus on täna see vabadus, mis meil on, see nii-öelda näiline ilu ja see glamuur ja sädelus ja uhked autod ja kiftid majad ja kuradi lodžid ja penthouse'id ja kõik see muu. See on küll justkui vabadus, aga see kuulub Rootsi pankuritele. Ehk et see vabadus on kõik liisitud ja ostetud. Ehk et kõik need glamuuri sära ja kõik see muu kuulub 30 aastat mingitele viikingi vanameestele. Ehk et küsimus on täna selles, et mina räägin, mul ei ole ühtegi pangalaenu ega mingid liisinguid ega mitte midagi. Ja sellest ma võin me võime sinuga tõtt rääkida. Ma ei saa aru, millest sa räägid. Meil ei ole midagi kaotada. Aga sa räägid, miks Eesti mehed lohid on, nagu sa ütlesid. Sellepärast, et saada selliseid kihtimaid naisi, kes saavad ise hakkama, siis need mehed peavad endale ju mingi kihtima auto muretsema. Eks ju? Või siis mingisuguse kihtima korteri või siis parema töökoha või mingisuguse prestiiži ametikoha või midagi muud. Mehed peavad ju kogu aeg võitlema selle nimel, et olla. Kuidas sa ennast täna tunned? Varem sa teenisid nii palju pappi ja võisid lubada endale mida iganes ja mulle sa reisisid ju palju, sa olid isegi reisijuht ju. Mäletad, sa korraldasid mingid reise ja, ma olin kuni selle koroonani, ma olin pikka aega giid ja ma tegin Araabiasse ja Afrikasse oma neid reise. Just, ja sa armastad alati väga šikilt riides käia. Iga kord, kui ma siin näen, sa oled viimase peale, kõik on väga suurepärane. Kas sa saad täna kõikest endale lubada? Ma ei pea täna endale midagi keelama, mis oleks selline, et ma muudaksin selle läbi olulist oma elukvaliteeti. Et ma ütlen täiesti ausalt ka seda, et kui ma saan aru, et mul ei ole praegu raha, et käia puhkuse reisidel, siis ma ei pea selleks midagi välja mõtlema, vaid ma saan aru, et Jumalal on praegu minuga selline plaan, et ma ei pea kuskile tuiama ja töllerdama minema, sest et järelikult ei ole mulle seda reisi ette nähtud. Mul ei ole vaja praegu kuskile sattuda, et seal millessegi sattuda. Okay. Ma usun sellisesse jumalikku plaani rohkem kui sellesse, et mul on midagi võimalik või midagi mitte võimalik. Tead, sa oled ka usklikuks hakanud? Usklikuks hakanud? Või sa oled kogu aeg olnud? Minu meelest sa ei ole olnud. Ma olen ikka kogu aeg olnud küll, aga nüüd ma olen ikka kartmatult julgen selle välja öelda, et ma absoluutselt usaldan seda kaitset, mille ma olen Jumalalt saanud ja seepärast ma ei kardagi mitte midagi ja mitte kedagi. Mul ei ole vaja mitte millegi ega kellegi hirmu tunda. Nüüd see on nii lihtne ongi. Aga sa oled kogu aeg usklik olnud, aga siis sa varem nagu lihtsalt ei eksponeerinud seda. Aga nüüd ma ju ei eksponeeri seda. Ma vastupidi vanasti eksponeerisin. Siis ma käisin pühapäeviti Toomkirikus, missal valge särk seljas, must lips sees, istusin pallituga alati missapingile. Praegu ma ei käi kirikus, aga ma olen Jumalaga paremas ühenduses kui kunagi varem. Täiesti konkreetselt ja otse ja mul on selle üle väga-väga hea ja kerge tunne. Ma ütlen, et ma olen seda korduvalt öelnud ja ma ei häbene seda praegu ka öelda, et kokkusaamine Jumalaga seisab igal ühel ees, nii kui nii. Lihtsalt küsimus on selles, et kui sa saad valida, et kas see juhtub sellel hetkel, kui su süda lööb viimast korda ja hingad viimast korda välja ja siis sa näed ja siis mõtled, et pagan oleks võinud ju varem teha, et see on tegelikult nii äge kokkusaamine. Et see ei ole see, et umbes hakkas usklikuks, keeras segi, läks ära vastupidi. See on üks sähvatus sinu elus, aga see muudab kõik igaveseks. Ja see on nagu väga chill ja väga äge värk. Sellepärast ma küsisin seda, et mulle tundus, et kui su elu läks, nagu ta läks, on ju, siin juhtusid igasugused asjad, siis järsku käis sul klõps ja siis sa hakkasid nagu justkui usklikuks. Et see on vale väide? Jah, see on vale väide. Ma arvan, et see plaan oli
oli, jumalal oli see plaan ammu olemas, ma tegin algusest peale kõiki neid asju, nii nagu vaja, et need asjad kõik läbi teha. See lihtsalt ei paistnud välja kus. Ja ma teen praegu ka neid asju, kõik asju läbi ja mõtlen ja loen ja mul on, see pakub mulle väga suurt huvi ja see on põnev. See on väga-väga põnev ja nendest märkidest, nendest sellest kõigest ei ole puudust. See annab mulle rohkem kui mis iganes rikkused. Sest et need mingisugused märgid, taipamised, arusaamised, selgus mingites asjades ja absoluutne hirmu puudumine on see, mis on mind vabastanud kohustusest minna tööle ja teenida hästi palju raha, et olla edukas. Ma olen praegu väga edukas ja õnnelik. Täitsa tõsiselt. Ja mõni inimene vaatab seda saadet ja ütleb, et see Võrno on ikka täiesti hulluks läinud. On ja? Just nimelt. Ja ei tule see mõistus koju, vaata, ei tule. Jätkab ikka sealt oma rida ja oma asjad ja vaata ei tule koju. On ära pööranud. On ja. Kurb, aga näed, nii on. Aga sa näed väga hea välja, sa näed väga õnnelik välja, sa oled, seda tõesti kiirgab, et sa oled enesega rahul olev. Ja ma ei näe kuskilt otsast. Mul vahepeal oli see tunne, ma ei ole vaadanud kõiki su intervjuusid, aga kuskilt tuli nagu justkui karje, et sul oleks abi vaja, et ei ole tööd ja ei ole seda ja kolmandat. Siis kui olles sinuga praegu füüsiliselt siin ühes ruumis, siis ma ei tunne seda karjet, et sul oleks ma ei tea, kas sul on vaja, et sind aidataks. Kas sa abistavad kätt, sest Jumal vist ikka ei aita igas asjas, on ju? Vastupidi, aitab ikka. Ja see ongi selles mõttes täiesti fenomenaalne, et ta täiesti tõsiselt ja täiesti konkreetselt ja kohe lihtsalt aitabki. Aga mis sa teed, kas sa tõused hommikul üles ja palud? Või õhtul enne magama minekut? Kuidas tunne on? Ma olen kunagi elus elanud üle sellise episoodi, kus ma lihtsalt võtsin julguse kokku ja küsisin ühelt väga religioosselt mehelt. Ja ma ütlesin talle, et sorry, tee mulle selgeks, et ma ei oska palvetada. Ma ei oska, kuidas see nagu käib, sest ma ei taha teha mingit komejanti, et umbes et pean olema kindlasti kuidagi nii ja naa ja kuidagi põlvil ja näoga mingis suunas. Või ma ei taha seda pulli teha, ma tahaks, et see asi oleks et kui siis juba nagu päriselt, et ma ei taha nagu kellegi teiste pärast, et kirikus vaatan, teised tõusid, ma tõusen ka või ma teen kõiki neid asju teiste järgi. Ma tahaks päriselt, aga ma tahaks, et see nagu oleks kuidagi ehe ja õige. Räägi meile ka. Ta ütles tead, et sellel hetkel, kui sul tuleb see tunne, et sa tahaksid palvetada, siis ongi see juba tehtud. Kui sa tõsiselt mõtled ja tunned, et nüüd ma tahaksin palvetada, siis on pool tehtud, et sa ei pea hakkama enam otsima mingid palvevaipa või mingid helmeid ja kõike seda välispidist. Või et kas sa teed risti, märki õigepidi või valepidi või... Kõik see väline nähtumus on ainult nii kaua vajalik, kuni sisemisi kogemusi ei ole. Nii lihtne see ongi. Et see on väga seksikas dialoog tegelikult. Ma olen ühe inimesega kogu aeg vaielnud kunagi nooruses, kogu aeg naeris, sest ta ütles kogu aeg, ei tea jah, mis vanajumal sellest arvab. Ja siis ma ütlesin kogu aeg, tead, ta ei ole mingi vanamees. Ta on nagu üli chill, siuke noor kutt, ma tean teda, me käime koos linke katsumas, ta on nagu päris mees. Lõpetuseks. Kui sa oled Jumala poole, selle kihvti chilli, aga miks ta üldse meeste rahvas on? Kus sa seda võtad? Tal ei ole sugu. Absoluutselt, et selles mõttes ta on, mina nimetan seda üldse algsähvatuseks, et see on siuke laks ja see käib ära ja siis see laksakas tegi ka selle Jumala sellisel moel, et me kõik räägime temast justkui mingisugusest mehest pilve peal. Minu jaoks ei ole seda pilti, ma ei käi kirikus teda ka otsimas. Okay. Aga kui sa oled tema poole pöördunud, kes iganes ta on, kas sa oled reaalselt ka abi saanud? Jah. Igapäevaselt, praegugi. Võib-olla ma siin praegu mõtlesin ise, et läheks see kõik täna väga hästi, et Anul tunneks ennast mugavalt, et oleks tore ja hea feeling ja ma praegu tunnen, et see on kõik üsna hästi läinud. Selge. Et ega ma seda enda pärast ei tee. Ma ei tee neid asju enda pärast ja kui ma kuskil suu lahti teen, siis ma teen seda ka rohkem teiste pärast. Selge, seda ma arvan. Anne, kuidas sa tunned ennast seal? Mulle huumor meeldib. Anne oli ka meiega täna siin ja vaadake meie eelmiseid videosid. Tegime neid mitu tükki, rääkisime etendusest, rääkisime Annekesega.
ma lubasin ta juurde kohvile minna, sinu juurde ma kohvile ei tule. Miks? Ma ei tea. See ei ole sünnis. Ja väga tore oli. Aitäh, Mul oli tore. väga armas, nii tore, et me saame siin iga 5-6 aasta tagant kokku, ma ei tea, kaua me veel välja veame, aga me veame. Elu läheb edasi ja kõik on äge. Kõik on hästi. Ärge muretsege Hannese pärast, tal on kõik hästi. Lihtsalt olge normaalsed inimesed. Jah, ärge kartke tõde, tõde ei pea kaitsma. Aitäh teile ka vaatajad. Aitäh, Anneke.